Tere kõigile! Tervitan siis oma hubasest korterist kõiki jälgijaid. Alustaks siis sellega, et ütleks, et väga lahe nädal oli selja taga. Sai väga palju uusi asju proovida, näiteks nagu käisin, mind kutsuti tähendab sellisele toredale üritusele nagu Dinner in the Sky. Üllatavalt selline, arvasin, et on hirmsam, jah. Aga seltskond tegi asja poole paremaks ja ka kallis Nenelis Vaiksoo ilus muusika tegi asjaga poole lahedamaks. Siis meie oleme nüüd väga kõrgel Dinner in the Sky. Ütleme niimoodi, on natuke alla ma ei julge vaadata, aga silmakõrgusel on okei. Aga väike julgustus, südapäeva, väga tore. Ja ütleme niimoodi, et vaade on hea ju. On küll jah. On ju? Jüri, täiega seletad seal? Ma seletan siin natukene, kus me teeme. Kus me teeme? Jüri, kas sa keerutanud oled selle kõrval? Ei taha. Keeruta? Ma ei julge. Aga pange jalad rippu. Kohe kui muusika kadus, tuli väike närv sisse, hakkasid ümber ringi vaatama, hakkasid alla vaatama. Süüa ei saanud, sest et väike tiba ikkagist kõrgel olime. Aga muidu on kõik okk ja väga lahe oli. Selles mõttes, et kindlasti tahaks veel minna, kui selline lahe seltskond on. Seal siis oli meiega Margus Vaher, Elina Born, Merlin Uusküla ja Jaana-Liisa, kallis Jaana-Liisa. Ja ega siis sellega meie selline kõrgustesse minek ei lõppenud, läksime ka õhupalli peale. Elina, ja nii, emotsioonid? Puuduvad. Okei, tegelikult äge on. Päriselt. Emotsioonid on laes, täiesti laes. Nii laes, kui olla saab. Issa ma saan lae kätte. Kuskil 120 meetri peal olime ja isegi nagu see ei olnud nii hirmus, sellepärast, sest seal olid need võrgud ees ja ei olnud mingit võimalust tegelikult nagu üle ääre kukkuda, nagu meil tegelikult seal Dinner in the Sky. See nagu muidugi ei olnud võimalust seal Dinner in the Sky'l ka kukkuda, eks ju, aga ikkagi selline mulje jäi, sest et jalad rippusid ja kõik oli kuidagi nagu lahtisem seal. Aga ei, kõik oli tegelikult siiski 100% kindel. Ei oleks meil polnud võimalust kuhugi kukkuda alla, et väga lahe oli. Ja seal üleval siis me olime kuskil 10 minutit ja väga ilus vaade oli tõesti. Et sellised huvitavad asjad olid siis see nädal meil selja taga. Üks asi on siis teile veel öelda, et kuidas ma selle üldse sain unustada. Ühesõnaga. Järgmisel nädalal on siis selline lugu, et vastan mina siis teie küsimustele. Mida te siis peate selleks tegema on see, et palun kirjutage kõik küsimused, mis teie siis sooviksite minult küsida YouTube'i selle sama postituse kommentaaridesse. Ja mina üritan vastata siis nii palju, kui on võimalik ja nii hästi, kui on võimalik. Nii toredalt kui on võimalik, seda saate siis näha kindlasti järgmises osas, järgmises postituses. Küsige, mida tahate minust, kus ma läinud on, mida ma teinud olen, mida ma arvan teistest, mida ma arvan maailmast. Vot, midagi sellist, mida te ise tahate. Aga praegu, tšauka, mina lähen proovi ja näeme juba järgmine nädal. Kirjutage, likeige, share'ige, kõike tehke. Okei, tšau!